no tšau. Mida vanemaks ma saan, mida vanem üldse mida inimesed, mida vanemaks saavad, sellega käib kaasas üks hea asi. Me kogemused ja koos kogemustega siis ka arukus. Järjest rohkem, mida rohkem kogemusi, mida rohkem möödalaskmisi elus on tehtud, seda rohkem nagu areneme, õpime ja sellega käib kaasas siis selline küpsus või arukus. Mitte, et ma mingi hullult arukaks ennast pean või küpseks, aga teatud asjad saavad nii-öelda selgemaks. Ja. Et ma praegu räägin siis inimlikust või ütleme siis egoistlikust aitamisest või abistamisest ja jumalikust abistamisest. Mis on egoistliku abistamise negatiivne pool siis? See tekitab negatiivseid tagajärgi. Ja kavatsus arvame, et on positiivne, aga tagajärg, mida me endale või teistele tekitame, on hoopis negatiivne. Et egomõistus tahab aidata, tegelikult tekitab ta hoopis kahju. Ja me sekkume millegisse, mõistus sekkub. Ja. Vaata, meil on see, kindlasti teate, on nagu mõistus, mõtlemine, mõistus, meie mõistuse pool, see Williami pool. Ja siis on siin keha ja tundub, et see William opereerib siin kehas, kui see mõistus arvab, et opereerib seda keha. Siis on need emotsionaalne keha ja siis on meie nii-öelda jumalik pool. See nii-öelda, et jällegi me viitame millegile, mille peal need asjad toimuvad. Siin on veel midagi. Ja. Nii. Intuitsioon on näiteks selline asi, kui see kõhutunne või intuitsioon midagi ütleb või mingi teadmise toob või mingi taipamise, siis see tuleb nii-öelda siis jumalikust poolest, ütleme. Et intuitsioon on siis jumaliku poole keel. Ja. Aga kui meil puudub ühendus selle jumaliku poolega endas, või ühendus on nõrk, siis on ta nagu intuitsioon. Ja, intuitsioon ütleb sulle midagi. Aga mida tugevamaks ühendus läheb, seda nii-öelda, siis seda selgemaks läheb ka intuitsioon hakkab minema. Millal me aitame, millal see egoistlik aitamine on? Vaatame mõned näited, kus on egoistlik aitamine. Hästi palju on näiteks, vaata kui sulle mõni naine, et kui su naine või mees tundub atraktiivne, hästi atraktiivne, nagu ta on sulle hästi atraktiivne. Ja siis ta meeldib sulle, ja isegi sa ei pruugi seda tunnistada, ja siis väga suur tõenäosus, et see aitamine on egoistlik, väga suur tõenäosus. Nagu point on selles, et meil puudub see võimekus näha läbi. Nagu me arvame, et me teeme midagi mingil põhjusel, aga varjatud kavatsus, see egoistlik varjatud kavatsus on peidus. Me ei näe, miks me tegelikult aitame teist inimest või tahame aidata. Mis hüved meil seal sellega kaasas käivad, mis mõistus arvab, mis hüved sellega kaasas käivad. Tüüpilised hüved võivad olla, et siis ma saan tunda ennast hea inimesena siis, või see kuvand on siis minust hea inimene. Ja teised näevad, et ma olen hea inimene. Ja see võib olla üks varjatud põhjus tihtipeale. Ta kuidagi soodustab, teeb meie elu mugavamaks, ellujäämist parandab kuidagi. Ja siis mingid hüved ühesõnaga on suhtes, vaata kui on nagu erinevad inimsuhted. Kui on vaata see kaassõltuvussuhe, nii. Kas vahet ei ole, kas siis mees või naine
on suhtes kellegiga, kellel on mingisugused hädad ja jamad. Aga nüüd mina, see kangelane, hoolitsen tema eest, aitan teda, ta muutub paremaks tänu minule. tänu minule ja siis kuna sellega käib kaasas karma ja me ei näinud, miks me seda nagu nii-öelda teeme, negatiivne karma, siis see inimene pärast läheb ära meie juurest või petab või mis iganes teeb. Ja siis me oleme, mida kõike ma sinu jaoks tegin ja sina käitud minuga nii. Alatu oled. Tegelikult mina kasutasin teda ära ka, et kuna nüüd ma sain tunda ennast vajalikuna, kasulikuna, ego sai tunda ennast nagu tähtsana ja see on nagu kahepoolne ärakasutamine, et ei ole niimoodi, et üks kasutas ainult teist ära, vaid see oli kasutamine oli kahepoolne, aga lihtsalt üks sai pärast ennast teha ohvriks. Mina olin nii hea, aga tema, vaata, mis tema tegi. Kõik mu tuttavad, ma räägin teile nüüd, vaadake, kui hea ma olen. Ja. See on nagu suhetes. Vaata, ja kui ma nagu see egoistlik aitamine, ma näen teist vigasena. Ja nüüd ma näen teist vigasena. Nagu ma projekteerin talle mingisugused hädad ja asjad peale. Ma näen teist vigasena, puudulikuna, ebapiisavana. Mingi katkisena ja saamatuna. Vaata, millised projektsioonid ma talle peale panen tänu sellele. Et ma saaks ennast tähtsana tunda nüüd. See tulistab mulle endale jalga, nagu sellega tähendab ise pärast nutame. Ja. Või kui inimene ei ole nagu abi, vaata, ka aitamisega on see, et ma ise toodan neid endale juurde, neid vigaseid inimesi või neid abivajajaid. Ma tekitan neid juurde. Mina ise tekitan juurde. Kuna mina olen see hea aitaja, kes aitab tervet inimkonda või mis iganes inimgruppe. Ja, aga nüüd neid tekib järjest juurde. Sellele peab olema ka, igale rollile peab olema vasturoll. Ja. Kui mina olen abistaja, siis mul on vaja, et eksisteerida, see ego saaks eksisteerida. See saaks eksisteerida, on mul vaja vigaseid. Ja ma lähen otsima nüüd, ego mõistus tahab aidata, olla töönud, ma tahan seda teha. Mul on vaja seda teha ja nüüd ma lähen otsima neid vigaseid. Võib-olla teen ise projekteerin peale veel, tekitan juurde neid vigaseid inimesi. See on selline egoistlik ja kes ma olen siis, kes ma siis olen, kui vigaseid ei ole. Siis on maailm pekkis. Ja, et kes ütles, et see tee põrgusse on sillutatud heade kavatsustega. Nii, aga jumalik aitamine, mis see on, see jumalik abistamine? Kuidas sellega on? Kuidas see ära tunda, et see on missus hetkes, kui meil on hea ühendus vaimuga või selle jumaliku poolega, siis me mul ei ole nagu näiteks kui ma seda videot teen, mul neid videosid üldse teen. Kunagi, kui ma alustasin, mul oli hea kavatsus, oli mingisugune, nüüd mul ei ole, mul on täiesti, ma lasen lahti. Mul ei ole nagu mingisugust, et ma julmalt, et jälgijaid peab juurde tulema või see on kõik, ma annan selle tulemuse, ma annan käest ära. Ma annan tulemuse käest ära. Lihtsalt see tahab hetkel ennast väljendada. See idee tuli. Aha, ma tahan seda jagada, aga mul ei ole vahet, kuidas keegi sellest aru saab või mis sellest edasi saab. Nagu. Mul see ei ole minu teema, see ei ole minu teha, ma annan selle käest ära.
ma annan elule selle, las elu vaatab, kas keegi saab sellest väärtust ja kes saab ja kuidas saab. see ei ole minu teema, ma lihtsalt, ma tunnen, et see tahab ennast väljendada hetkel selliselt. või hetkes, kui ma näen näiteks, kui ma hetkes kõnnin tänava peal ja hetkes nagu toimub mingisugune märkamine, okei, et see inimene kukkus jalgrattaga pikali või mis iganes. Nüüd, kui ma tunnen seda impulssi sekkuda, siis ma sekkun. see on jumalik pool, kui elu läbi sinu tahab ennast sellel hetkel nii väljendada. seal ei ole niimoodi, et vaata, kui kena naisterahvas. et ma lähen aitan, kindlasti tal on abi vaja. ja muide jah, ma juba korra mainisin, aga see, et kui inimene on sulle atraktiivne, siis see tõenäosus on, see ei ole puhas aitamine, see ei ole nagu suure tõenäosusega. mis hetkes tahab ennast väljendada ja seal ei ole nagu mingisugust tulemust. ma ei oota nagu mingisugust tulemust. et see inimene peaks mind tänama või mis iganes, ma lihtsalt tundsin, et see peab praegu toimuma nagu seda ma pean praegu tegema. jah. mis edasi saab sellest, sellest ma lasen lahti. muidugi alustada nagu, mitte et aitamine ja teenistuses olek halb on. vaata, kunagi mul üks tuttav oli niimoodi, et see on niimoodi, et jõuga aidata teist inimest, see mõne on, ma võtan su käe või aitan su mingit, näed, et kellelgi on vaja, kellelgi on mingid rasked kotid. et ma aitan. teine inimene ütleb, et ei ole vaja, ma saan. ei, anna, ei, ma saan. ja siis võtab jõuga käest ära, hakkab aitama. no see on egoistlik aitamine. see ei ole, jõuga teist inimest aidata ei ole vaja. mina näen, see on egoistlik aitamine. kui inimene keeldub abist, seda veel enam nagu, või kedagi teist, või kui inimene ei ole küsinud mingit lähed õpetama või targutama või et see harjumus, selle pead ära muutma või see nagu see kõik on egoistlik. enamjaolt on see kõik egoistlik aitamine. et inimene saaks tunda ennast targana, ma nüüd olen tark. vaata, sa kohe paned teise endast allapoole. sa paned nagu ta allapoole, sa teed ta nagu alateadlikult või sisimas teed ta väiksemaks või nagu paned ennast kõrgemale temast. ma olen parem sinust. ma olen sinust parem ja mina saan sulle nüüd öelda, mida sa pead tegema, mida sa ei pea tegema. ja parem, kui sa kuulad seda, mida sa pead tegema, mida mina ütlen, et sa pead tegema. jah, et see jõuga sekkumine, jõuga teist inimest aidata nagu, kui sa näed, et ta punnib vastu juba. see ei ole võib-olla et selles, et vastu näppe saab lihtsalt, vastu näppe saab kuidagi. kas te lähete tülli, võite tülli minna näiteks või mis iganes, kunagi ei tea, kuidas see vastu näppe saamine välja võib näha. jah.
kuule, aga selge. Kõike head sulle.